tere, kallis kogudus! Tervitan teid ühest väga erilisest kohast Saaremaal, mis kannab nime Püha. Ja minu taga on Püha kirik. Ja ma usun, et tänane teema, kus me lõpetame kogu ja raamatu seeria, võiks öelda, et see koht on üsna sümboolne. Tänulik Christopheri ja Dione eest, kes siis rääkisid kogu ja raamatust läbi selle, mida tähendab tühisuse tühisus, mis on elu mõte, kuidas elu väärtuslikult elada. Mina täna küsin kuidagi teistmoodi küsimuse, kui eelmised kõned vastasid mingitele küsimustele, näiteks ka seda, et mida me teeme, siis mina küsin täna sügava küsimuse selle tegevuse taga, mida me teeme. Ja see küsimus on, et miks sa teed neid asju, mida sa täna elus teed? Miks sa teed seda, mida sa teed? Ehk siis see küsimus, miks viib meid tegelikult omakorda veel olulisema mõtte juurde. Ja see mõte on see, et kõik asjad, mis sa teed oma elus, ka need asjad, mida mitte keegi ei näe, siis see ei jää nähtamatuks. Ehk siis kõik asjad, see, mida mitte keegi ei näe, võib-olla ka sina ise oma elust füüsiliselt ei näe, need asjad ei jää nähtamatuks. Ja oluline on sellele mõelda ja mis külje alt, sellest me täna üritamegi rääkida. Ja ma pean ütlema kohe ära, et see ei ole minu mõte, see on kogu ja raamatust, see on otse piiblist. Ja tegelikult kogu ja raamatu 12. peatüki päris viimased salmid 13-14, loeme neid koos. Loen nüüd väga sügava mõttega neid minuga kaasa. Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud. Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus. Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või olgu see kuri. Mida me lugesime? Jumal viib kõik teod kohtusse, olgu siis need head või kurjad. Sõna kohtusse siin kontekstis tähendab midagi sellist, ei tähenda lihtsalt, et mind ootab nüüd karistus, vaid see on õiglane kohus. See on täielik hinnang sellele, mida sa oled teinud ja tegelikult kohtunik selles olukorras kaalub kõik tõendid läbi. Looduses salvestamise plussid, ma loodan, et te kuulete, uskumatu Saaremaal lendavad ka helikopterid. Aga see sõna kohus ei ole tegelikult üldse juhuslik. See on päris märkimisväärne sõna, eriti kui me paneme tähele sõnapaari selle kohtu keskel, mis sealt samast kirjakohast esile tuli. Seal on fraas, olgu hea või kuri. Ja see pole üldse juhuslik, sest täpselt see sama sõnapaar on kuskil piiblis palju-palju aega varem on ka, tuleb esile. Kas just palju-palju aega, aga varem. Ja selle sõna hea või kuri tuleb esile Eedeni aias, kus inimene tahtis ka teha vahet head ja kurjal ja ta otsustaski selle vastu võtta, selle mõtte, selle idee, et saada ise otsustajaks, mis on siis hea ja mis on kuri. Ja kogu raamatu lõpp, mida me just lugesime, pöörab selle täiesti ringi, sest Jumal viib kõik teod ise kohtusse. Tema on selle kohtu omanik, tema viib need kohtu ette, kõik hea ja kurja. Ehk siis see, mida Eedeni aias inimene võttis endale, võiks öelda, et Jumal võtab selle tagasi, see antakse sellele õigele omanikule, sellele õigele kohtunikule, kes peaks head ja kurja otsustama võtma tagasi. Ja kui me räägime täna päris palju siin, et kõik teod kohtusse, teod, kõik meie teod ja mitte Hispaania teod Eestis, kui paljud arvavad, et need peaks ka kohtusse minema, aga me räägime täna meie tegudest sügaval tasandil. Aga küsimus on see, et kui see on meie tegu elus, ükskõik head või halvad, siin on meie teod, siis küsimus on, et kus selle teo juur peitub? Kus see tegu algab, enne kui üldse keegi seda näeb, võib-olla sina ise ka. 1. Saamueli 16:7 on kirjas. Inimene näeb, mis on silma ees, aga issand näeb, mis on südames. Kontekst on see, et Saamuel valib kuningat, järgmist kuningat, see on nii suur ja tähtis sündmus. Ja siis tema silmade ees on, no võiks öelda ideaalne kandidaat, Eliab. Ja väliselt on tal kõik eeldused olemas. Sest et eelmine kuningas väga sarnane ja kõik on loogiline. Aga mida me lugesime? Jumal nägi südamesse. Inimene nägi, Saamuel nägi ka enda ette, aga ka Saamuel eksis. Ta uskus seda, mida ta näeb, aga Jumala vaade näeb tõelist iseloomu ja südant. Ja tegelikult see on väga sügav, ka meie tundeid, väga sügavamel tasandil, aga tegelikult veel enam meie tahet, meie mõtlemist. Ehk siis seda nägi Jumal ja sest Eliabist ei saanud kuningas, vaid sai keegi tundmatu karjane Taavet ja edasine on juba ajalugu. Aga nüüd on küsimus, et kui Jumal näeb tõesti kõike, ka neid asju, mis on meie südames, igat tegu, igat motiivi, mõtlemist, siis küsimus on ju täna see, et toredad lood sealt kaugelt 1000 aasta taguselt ajast, aga kuidas see tuleb ja rakendub nagu täna meie, minu ja sinu ellu. Ja
sellepärast on oluline küsimus või nagu mõte see, et see tähendab seda, et ükskõik, mida sina oma elus teed, on vaja aru saada seda, et see tuleb kuskilt. Iga nähtav tegu, mis sa oma elus välja elad, on see positiivne, on see negatiivne. Ja ma ei taha sind hulluks ajada, et palun ütlen ette ära hakka analüüsima igat oma liigutust. Aga need teod, mis mingis mõttes tulevad esile, mis on olulisemad, millel on päriselt mõju suurem ja peab aru saama, et need on meie viljad. Need on meie elu viljad nii-öelda praktilises mõttes. Aga see sama tegu, mida me teeme, see on saanud juba varem külvatud meie südames, mingis väikses pilgus, mõttes, teos ja siis alles siis tuleb see tulemus. Galaatia raamatus on kirjas Pauluse poolt kirjutatud, ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda ta ka lõikab. Külv on see, mida ka Jumal näeb. See on meie süda. Lõikus on see, mida näevad teised, mõnikord teod, mida sa võib-olla ainult ise näed enda elust. Aga Jumal näeb ka sinna südamesse, sinna algusse, kus see tegu üldse algusse saab. Väga oluline on küsida, mis on meie tegude juur, kus on see külvamise koht, mis põhjustel ma olen sinna jõudnud selle teoni. Ja tihtipeale me küsime seda küsimustest, mis on need halvad teod. Kas sügavamal tasemel, kas pikemas perspektiivis, võib-olla see tegu, milleni ma jõudsin, toimus samal päeval ja me peame vahepeal me saame analüüsida, aga samas Jumala püha vaim näitab meile neid asju. Ma toon ühe võib-olla vastuolulise näite, näiteks pornograafia vaatamine. See on tegu selles mõttes vastuoluline, et see ei ole selline avalik tegu, sest paljudel, kellel on probleem, tarbivad pornograafiat üksinda. See tegu jääb üksinda enda keskele. Selle probleemiga on inimene üksinda. See on tagajärg, see on vili, kuhu inimene jõuab mingil põhjusel. Aga see juur sellel pornograafia taga on palju varasem hetk. Inimene, kes otsib mingit rahuldust, see võib ka muu sõltuvus olla, mida inimene väljendab. Selle taga on mingisugune juur, mingi taust, mingi tühimik. Ja inimene ei ole osanud või märganud tegeleda selle tühimikuga ja lõpuks see vili on see tagajärg, see patt, kuhu inimene võib ka jõuda. Ja sellepärast on väga oluline mõista ja küsida Jumalalt neid küsimusi. Võtame kas või närvilisus, kriitilisus, kadedus, need kõik asjad on mingis mõttes võivad olla meie elu viljad. Küsimus on, et mis selle taga on. See, et mina võin olla vahel närviline, mida pean tunnistama juhtub, ma saan aru, et selle taga on midagi. Tihtipeale sellega ma ei ole tegelikult iseendaga rahul. Või kui ma olen kellegi peale kriitiline, siis ma saan aru tegelikult tihtipeale, et ma olen kade. Või need on mingid kadeduse jäljed. Ja ma ei pea kriitikaga tegelema, ma ei pea närvilisusega tegelema, vaid saan aru, et ma pean selle juurega tegelema. Ja ma arvan, et koguduses võin tunnistada ka ühte asja, et aastate jooksul ma tulin Jumala juurde, sain kristlaseks, teenisin Jumalat rõõmuga, aga aastaid hiljem ma sain aru, et minu teod olid väga palju seotud sellega, et ma hakkasin otsima kuskilt alateadlikult inimeste tunnustust, kui ma võtsin vastutust, juhtisin mingit üritust, jutlustasin. Ma ei igatsenud otseselt, aga ma ühel hetkel eeldasin, et ikka inimesed ju julgustavad ja tunnustavad. Ja see otseselt ei olnud halb, et inimesed seda tegid. Aga ma sain aru, et see jutlus või ma ei tea, vastutus või mis ma võtsin, see algas sellest, et kus ma hakkasin seda tegema ja ma ootasin, et selle tagajärjel mind julgustatakse või tunnustatakse. Aga tegelikult oluline oli see, et ma ei viinud neid asju Jumala ette, ma ei tänanud Jumalat nende eest piisavalt, vaid ma hakkasin enda liha toitma sellega ebatervelt. See on selles mõttes mingi lihtne näide, mis ei ole nagu üli ebatervislik minu elus, aga see on asi, mida ma sain aru, ma pean tegelema. Ja täna ma olen rõõmus, et ma teenin Jumalat täiega, ma tahan Jumalale meeldida, aga see ei tähenda, ma inimeste arvamustest ei hooli, aga see on nii hea, kui kogeda Jumalas rahu. See on väga huvitav, et kui inimesed, kes Jumalasse ei usu, siis üks põhjus, vähemalt mina olen aru saanud, miks inimesed Jumalasse ei usu, on see, et kui sa võtad Jumala, kes on kõikvõimas, kes näeb kõike, kes näeb meie südamesse, kõiki meie mõtteid, see tähendab, et kohe, kui ma ütlen jah, ma usun sellesse Jumalasse, siis järelikult mu süda on täielikult lahti, kõik mu pimedad mõtted, kõik mu teod ja see on see plokk, et pigem ma eitan seda Jumalat ja ühtlasi sellega ma saan justkui võimaluse, et need teod ei tule avalikuks. Aga Jumal näeb iga inimese tegu, kas sa usud Jumalasse või mitte. Ja see ei tähenda, et meie teod kristlastena ei loeks. See ei tähenda, et Jumala arm Kristuses ei tähenda seda, et meie teod ei ole olulised, ka meie halb, meie patud teod. Sest et ma arvan, mitte ma arvan, vaid tegelikult sellepärast, et meie teod on tõsised. See oligi põhjus, miks Jeesus võttis enda peale meie teod, meie patu ja läks ristile. Meie teod loevad väga palju, muidu ei oleks risti vaja olnudki. Rooma 8.1 on kirjas, et ei ole nüüd enam mitte mingit hukkamõistu neile, kes on
Kristuses Jeesuses. aga nagu ma just rääkisin, see ei tähenda, et meie teod ei loe. Jeesus pidi nende tegude pärast, mis me oleme teinud, mida me teeme, pattude pärast, mis me teeme, mis me oleme teinud, nende tegude pärast läks ristile. Ehk siis sellel on tagajärg olnud. Ja ma tean seda mitte ainult teoloogiliselt piibli järgi, vaid ma jagan ühte väga sügavat lugu enda elust, mida ma olen kogenud ja mida ma ei ole mitte kunagi avalikult jaganud. Ma olen seda mõnes võib-olla väga pisikeses ringis jaganud paar korda ja personaalselt. Aga ma räägin ühe enda tunnistuse loo, kus mina kogesin ühesõnaga seda, et Jumal näeb meie mõtteid ka väiksemal tasandil, minu motiive, ka seda reaalset tegu. Aga see, kuidas tuleb esile see, et ei ole nüüd tõesti hukka mõista neile, kes on Kristuses Jeesuses. 10 aastat tagasi olin ma saanud kristlaseks. Ma olin saanud paljudest asjadest oma elus lahti, mis teod ja mõtteviisid, mis olid Jumalast lahus. Aga pornograafia jäi minu ellu. Ja ma ei saanud sellest lahti. Ma ei teadnud, miks ma tegin kõik endast. Ja siis ma olin mitu kuud vaba ja siis ma ühel päeval jälle otsustasin teha selle otsuse ja ma tarbisin pornograafiat. Ja ma mäletan, kuidas ma nutsin oma voodi ääre peal. Ma tundsin, et ma olen tühine, ma olen mõttetu mees. Ma ei vääri Jumala armust, ma ei tahagi Jumal üldse sinu poole pöörduda, ma ei taha, sa oled nii püha. Sa oled nii püha. Ja mina olen see mees siin, nii rõve, tülgastav enda jaoks. Ja teate, siis sel hetkel toimus üks võimsamaid vaimulikke pilte, mis ma oma elus olen näinud. Ma olin niimoodi pisarates ja ma näen vaimus, et täpselt siin kohas päriselt minu toa ukse juurde ilmuvad 2 naisterahvast. Need naisterahvad olid 2 naist, keda ma olin oma arvutiekraanilt mõni minut tagasi vaadanud. Ja ma ei tundnud sellist ainult vastikust tunnet. Seda oli ka, aga ma sain aru lihtsalt see mõistmine, et ma ei vaadanud lihtsalt pornograafiat, vaid ma sain aru, mis mu sees kõik toimus, minu tunded, minu mõtted, minu motiivid. Ja need olid seotud konkreetsete inimestega. Ehk siis ma nägin selle teo taga nii palju seda juurt ja asja. Ja mitte ainult ei õppinud see olukord sellega, et ma nõistsin, et need on inimesed, need on naised, kellel on pered, kellel on unistused, kes on manipuleeritud ja võib-olla ka vägisi sinna tööstusesse tõmmatud. Järgmine hetk ilmub sinna tuppa Jeesus. Ma ei näinud ta nägu, aga ma nägin, et oli tohutu armastusega tuli sinna tuppa. Ta võttis need naised enda 6 hõlma alla. Ma kogesin nii suurt armastust seal ruumis ja mitte seda, et appi kui rõve mina olen, vaid ma sain aru, et Jumal on nii armuline, et tema jõuab nende naisteni, keda mina justkui tarbisin. Ja ma kogesin Jumala armu, et tema ongi see, kes jõuab isegi siis, kui mina teen selliseid asju. Ja järgmine hetk Jeesus keerab ümber, ta võttis need naised endaga kaasa, ma sain aru, et Jumal kannab hoolt nende eest. Tema päästab need. Ja nüüd tuleb selle loo kõige olulisem hetk, mis on minu südant ka 10 aastat hiljem nagu murdnud. Jeesus katab nad 6-ga, viib nad koridoris, see oli nii reaalne. Ja siis ta keerab ümber ja vaatab mulle otsa, ma ei näinud ta nägu, aga ma sain aru, ta vaatab minu poole oma armastusega, oma armuga. Ja ütleb, Valtrik, kas sa tuled ka? Kas sa tuled ka? 1. Johannese 1.9 on kirjas, et kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige. Nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ma väga palju ei rääkinud tol olukorras. Jumal nägi mu südant. Nägi mu mõtteid. Koguja raamatu viimased sõnad annavad meile sõnumi, et Jumal viib kõik teod kohtusse. Ehk igal meie teol on mingi tagajärg. Ja me peame sellest ühel päeval aru andma. Aga teate, kui oluline mõista, et see arm ei ole ainult see, et kohtupäeval me seisame Jumala ees, keda me loodetavasti tunneme isiklikult. Vaid see arm on ka see, et me saame täna nende asjadega tegeleda, mitte ainult tegudega, mis on ka olulised, mille tähelepanu pöörata, aga tihtipeale me unustame ära selle, et sümptom on see vili ja see tulemus ja see tegu, aga juur, see põhjus, miks me neid asju teeme. Ehk küsimus, miks me mingeid asju teeme. Et lasta oma süda läbi katsuda ja see on suur arm, et Jumal annab meile täna võimaluse mitte oodata seda kohtupäeva ja siis hakata aru andma, vaid Jumal on väga armuline, tegeleme täna nendega juba. Küsimus ongi kõige lõpuks see, et kui me oleme Jumala ees, et kas Jumal tunneb sind, kas sina tunned teda. Ja siin ma tunnistan
Matteuse 7:23 on väga konkreetsed sõnad. Siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid iialgi tundnud, minge ära mu juurest, te ülekohtu tegijad. Need on Jeesuse enda sõnad mäejutluses. Kui oluline on teada, et mida Jeesus räägib. Kui oluline on see, et me tunneksime teda, mitte ei teaks lihtsalt, et ta on olemas, et me tunneksime teda. Ja ma tahan lõpetada selle kogu mõttekäigu, kus ühes otsas ma saan aru, et me peame oma tegudele mõtlema, aga ma kordan, ma ei taha, et me mõtleks hulluks iga teo peale. Aga on olulisi tegusid, mida Jumal meile ilmutab. Ja teisel pool on Jumala arm, et kes tunneb mind, kes tunnistab mind, selle peale olen mina armuline. Ja sellepärast ma tahan lõpetuseks palvetada ja tänada Jumalat selle armu eest ja lugeda ette ühe psalmi read, psalm 139, et mitte ainult me ei kogeks Jumala armu ja oleks tänulik selle eest, vaid teistpidi Jumal näitaks meile meie tegusid, meie juuri. Ja me võiksime nendega tegeleda, parandada meelt ja muuta juba täna neid asju, mis meie südames toimub, mis vajavad muutust. Aga ma loen ette nüüd ja kui sa saad, pane silmad kinni. Psalm 139, 23, 24. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi, tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valutee peal ja juhata mind igavesele teele. Kordan. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katsu mind läbi, tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valutee peal ja juhata mind igavesele teele. On asju, mida me saame rääkida, teistega arutada, aga on asju, mida saab ainult Jumal meile südamesse otse rääkida. Palveta seda palvet ka õhtul oma kodus või järgmistel päevadel. Ja ma usun, et see armuline Jumal sekkub meie ellu juba täna. Amen.